Salajutud. Episood 4, hooaeg 13. Mina olen Mallu Marianne Treimann Legrand. Ja mina olen Kristina Pärtelpoeg Legrand. Ja me oleme perekond Legrand. Täpselt nii. No nii, siis ma ei teagi. Käes on jälle neljapäev, inimesed istuvad usinalt, kus iganes te istute ja kuulate. Ma ütlen teile täitsa ausalt, et mul on täitsa tahtlikult praegu teist episoodi järjest Circle K kapsin. Sellepärast, et mul on vaja, et Circle K hakkaks mind sponsoreerima, sest mul läheb liiga palju raha sinna kohvi peale. Vaata, need suvel tõid mulle need 10 kupongi. Mul on neid kupongi juurde vaja, sest I love it, nagu tasuta Circle K kohvi. Ma käin iga hommik põhimõtteliselt Circle K's. Teate, kui kallis on, kuigi mul on kohvimasin kodus, mis ma ostsin suure raha eest, aga ma ei ole seda osanud õigesti seadistada. Mul on Circle K oad ka, vaata. Nii et sa võiksid teoreetiliselt võiksin kodus teha, aga ma ei ole seda õigesti nagu suutnud nagu sätestada, et mul tuleks sama hea kohvis. Mul on väga hea kohvimasin, aga see asi on paigast ära, et see nagu, see mingi teema, et ja timmida ei viitsi, jah? Ma ei oska. Asi ei ole viitsimised, ma olen seda timminud edasi ja tagasi. Isegi eesti keel meelest läks. Literally. Ja siis ma hoian ka oma Circle K kappi, nagu veits neid pressurida, et ongi neid kuponge ja nad ei pea mulle andma. Aga peate ka. Ei pea, aga peate. Literally peate, nagu te 2 episoodi tastupromosi on, ma armastan fucking kohvi ja ma käin seal kogu aeg ja nagu ma ei tea, kas see läheb vargus alla, ma räägin teile ühte lugu. Kui sa varastad sealt, siis jah, läheb vargus alla. Ei, ma ei varastanud. Aga mul oli üks sõbra sõber töötas Circle K's ja siis neil oli oma töötaja soodustus -50%. Ja siis vist sõber läks ära mingi aeg, ja siis ta vist soodustus jäi peale. Ja siis tagasi seda mulle ka. Ma oli screenshoti, vaata, skaneerid mingi koodi. Ja siis ma kasutasin seda suht pikalt, vaata, sest nagu selleks on palju odavamad seda kohvi. Ja nüüd ma täna avastasin, et see soodustus on maha võetud. Ma vist käisin nagu liiga palju seda koodi kasutamas, siis vaatasid, et nagu, et it's gone. Ma võiks öelda, et see võib-olla on vargus. Okei, siis lõikan välja selle. Ei nagu lõis, siis lõikan välja. Noh, jah, ma ei tea, ma ei kujuta ette. Sina ei teadnud midagi. Ma ei teadnud midagi, ma lihtsalt nagu... Sa oled süütu ohver. Mulle meeldib soodustus. Jah. Kellele ei meeldi sooduskood? Kõigile meeldib. Ja nüüd mul oleks vist vaja... Jah, lihtsam on neil teha koostööd meiega, mitte muidu peame varastama. Jah, ise valige nüüd, kes hakkatega muga koostööd tegema. Või ma hakkan literally varastama. Varsti Kristine teeb need maskis relvastatud rööve sinna. Circle K, käed üles. Üks kohvi. Ja üks kange cappuccino Excel suursus. Suhkurti taha, sest suvi on varsti tule. Iga päev, iga sama kellaaeg, vaata. See on nii lapas. Mis siin ikka? Ja no koostöö ei ole läbi asi. Rääkides koostööst, mul tuli üks päev väga naljakas kiri, et mul Instagrami kirjutas mingi naine. Ühest restoranist, vaata, et nad võtsid üle mingi restorani, et oleks nagu jubedalt reklaami vaja ja bla. Ja ma oli mingi, et restoran. Jah, et mis sorti reklaamid, kas mingi story'd või reels või mis sa soovid. Siis ta oli mingi... Okei, ma ei tea, vaata, ma ei ole kunagi koostööd teinud ja ma ei tea täpselt, kuidas see nagu käib, aga et kas muidu sobiks, et näiteks te tuleksite perega sööma ja siis teeksite, väikse reelsikese ja mõned storykesed ja ma olin mingi... Muidu me kahjuks, ma arvan, ei suuda nii palju süüa elu sees, kui minu koostöö maksab. Nagu, see ei ole päris nii, et mingi... Ma ei tea, miks on jäänud inimestele arvamused, kui sa teed nagu, kui sa ütled reelsikene, et siis see tuleb järelikult minu jaoks nii, et ma olen reelsike, ma teen väikse reelsikese, et see ei ole ju mingi... Ja see reelsike on, see ei ole reelsike. See ei ole reelsike. See ei ole reelsike ja... See on tal reels. Ta reel. Et ja, kusjuures mul mingi aeg tekkis ka see, et... Ta on Pepsi koostööd. Ta on Pepsi... Pepsi maksa ja lavit, nii. Et saab, see on meie podcast, kui me tahame siin endale koostööd nuruda, siis me võime, see ei ole häbi asi. Me ei pea isegi ühtegi kirja lugema. Ja me võime siin tund aega ette loetled erinevaid asju, mida me endale kirjata tahame. Ei, see ongi see, et sina räägid pool tundi Pepsi Maxist, et saaks koostööd ja mina ähvardan Circle K. Ja ei, mina ühte asja ütlen veel, et kui keegi koostööd tahab pakkuda, mul tahaks endale majja generaatorit. Nii et kui kellelgi on pakkuda hit me up, teen väikse reelsikese, teen väiksed storykese. Mina vist ei tahagi isegi. Minul on ainuke... Ma mõtlesin, et sa ei taha generaatorit. Ei, nagu, mis see generaator on? See on see, vaata, siuke hästi suur urakas ja see maksab mitu tonni. Aga see on selleks, et vaata näiteks, kui elekter läheb ära, siis see käib bensiiniga, et sa saad ikkagi oma mingid,
elektrit saad. Okay, ja okay. arvestades, kuidas kogu aeg öeldakse, sõda tuleb ja lisaks mingi elektrikatkestused ja asjad, tegelikult maja omades väga vajalik. Okay. Please, ma ei ole generaator, sest kui seda tuleb, siis ma kolin vist Mallu juurde, sest et nagu ma ei jää sinna korterisse ilma elektrita. Ja veeta ja kütteta. No täpselt on ju. Siis mina sebingi meile generaatorisse Circle K-st bensiini. See ikka selle Circle K-stis üle ümber. Ma ei saa. Aga see võibki olla tegelikult niimoodi, et keegi pakub, mina sebin generaatori, sina sebid bensiini. Kohvi ja bensu. Mind huvitab see kohvi. Jah, ega me ei saa isegi ka sõja ajal tahaks inimene kohvi juua. Ei reaalselt. Et Circle K. Ja siis me saame, you have your warning. Ja siis me saame selle generaatoriga telolaadida, et me saaksime reelse teha. Ja siis me teeme Circle K-le väikse reelsikese, generaatoril väikse reelsikese. Ma kujutan ette, et see on täpselt see, et mingi sõda käib ja siis me teeme mingi TikTok dance kuskil mingi generaatorid.ee Circle K kohvi. Kas, et pomm plahvatas just, aga meie oleme värsketanud Circle K kohvi. Me olime küll läbi üleval pommivarjendis, aga oi kui värske ma olen. See Circle K hoiab värskena sind iga kell. Ma lausa unustasin kõik oma surnud sugulased. See näitab, et me saame igal ajal hakkama. Ei, me saame hakkama, et nagu kõik on mingi, et influentsimine pole päris töö. See on it's a job. Yeah, and we take it seriously. We take it seriously. Mina lihtsalt tahan podcasti sponsoreid. Ma viitsin tendega tagada. Kui Märte minuga lõpuks abielluks, siis ma võin ka reelsikesi kütta, vaata. Aga mitte enne. Ja, siis Märte saab minu reels machine olla. Real machine kõlab nagu seksori. No seda ka. Igatahes räägime siis nüüd meie päris sponsoritest. Unustame need unelmad generatoritest ja Circle K-st ja räägime ulakast kaunitarist. Ulakast kaunitar. Ega see ka halvem ei ole. Ja me nüüd on väljas siis värsketele emadele see komplekt. Ja, et tutid tihkeks 2026. Ja kust mujalt kui ulakast kaunitarist. Ei täpselt ja minu arust see on ka jällegi mulle meeldib alati kingituse formaadis ka mõelda, et tihti on raske võib-olla, mitte tegelikult ei ole raske, aga need, kellel ei ole näiteks lapsi ja siis sa tead, et su parana saab lapse, et hästi paljud ju kõik emad ja kõik ostavad hästi palju lapsele asju, nagu mähkmeid ja niimoodi, aga emal on ka ikkagi ju. Aga kas sa ei võtaks seda solvanguna, kui sa saad lapse ja siis keegi kingib sulle mingi tutitihendusmasina ja siis saab mingi sul tundub seal all lappes. Mina ei solvaks, sest et nagu kui sa lihtsalt kui sa lihtsalt nagu niisama nagu oled mingi ja sa ei seleta, vaid et selles mõttes, et kuna see ei olegi ainult mõeldud sünnitatud naistele, et see on kõigile, aga lihtsalt nagu ekstra on ikkagi need, kellel on vagin ikkagi nagu kõigi, see on trauma, mängeld on ju, et kes siis ei taha tihket. Aga vaata, rääkides tihkest ussist, siis sa ei pea alati mingid masinaid kasutama, siin on isegi Like a Virgin tightening gel. Nii et ma ei tea, kas ma julgen seda proovida. Pärast on liiga tihke. Liiga tihke. Aga see on hea, vabandust, sorry, ma ei saa täna liiga tihke. Et igatahes tuleb treenida, sest et sa ei taha näiteks eriti, kui sa oled lapse saanud, sa ei taha, et näiteks 10 aasta pärast hüppad lapsega batuudile, siis oled kused täis ennast. Kused ennast kui happy fly's täis. Ja sest et lapsed tahavad batuudikeskustes oma sünnipäeva pidada ja nad tahavad sinuga koos seal hüpata, et see on päris piinlik, kused happy fly täis. Jah, nii et sooduskood salajutud ja tutid tihkeks. Täpselt nii. Peninuki. Peninuki nagu ikka. Meie džinn on seal olemas alkoholivaba, alkoholiga. Kui sa meie džinni ei taha, saad enda džinni teha. Ja selles mõttes, sisu on olemas, aga label sinu poolt ja näiteks kui on siin mingi jõulupeod ja asjad tulemas, siis eriti firmadel või et siis te saate teha enda firma mingi joogi. Ma usun, et ikka nagu natuke erilisem nagu pidu, kui sul on enda mingi disainitud jook või siis pulmas või sünnipäevadel, mis iganes. Või isegi jõulutinnerid on siin tulemas ja mina kusjuures teen ju meie jõulutinnerile limoncello, ma õppisin limoncello tegema, nii et ma teen ise oma kätekestega. Ma nägin, et sa õppisid ja ma juba põnevusega tahan seda väga maitsta. Oi, persse, ma tõmbasin ühe ripsme karva. On näha või? Ei, no sa oled veits kaugel ka praegu, aga ei ole näha. Ära noki. Fuck, ma unustasin ära, et mu ripsmed on. Oi, 2 tükki, nüüd mul on kindlalt mingi auk seal. Vaata.
no ei ole hullu. Kas sa oskad mul pärast tagasi panna? No saame proovida, sest ma tahan ka osta Okei, sest ma ei oska neid tagasi Pane panna. endale kuskile niimoodi, et Ma panen siia kohvi ja siis ei unusta maha. Et jah, et ühesõnaga, et eriline värk, et kui on ikka enda mingid asjad. Just, ja sooduskood salajutud kehtib ka seal, nii et kasutage julgelt. Ja. Ja lõpetuseks siis loomulikult Magda Beauty ja nüüd aeg on juba sealmaal, et te tõesti peate hakkama mõtlema jõulukingitustele ja ma lihtsalt kiirelt ütlen, et proovige kindlasti kas endale või sõpradele Tirtirri, Sisters Aroma ja Smile Lab, kõik väga head kingi ideed, aga ma isiklikult, kui ma mõtlen kingituse vormis, siis need toalõhnastajad on minu meelest siuke asi, et paljud võib-olla ise ei ostage endale niimoodi. Eks see dušikeel või meigi kinkimine on nagu, dušikeel on ilmselt kõigil olemas, meiki on võib-olla natuke keeruline kinkida, aga hea toalõhnastaja kvaliteetne, super sobib igasse kingikotti. Ja neil on vaata see ka, et need kollased toalõhnastajad, vaata kus said need brändi ja need joogid, soovitan täiega tekiila lõhna, nagu tekiila nimega meesterahvale, sest et see andis mulle nükest, Sten ütles selle kohta, et meeste parfüümi lõhna. Ja, no jah, nükest nagu mehe lõhna, vaata, et see nagu mehe vaibiga. No super. Jah, nii et selles mõttes väike soovitus ka. Ja sooduskood salajutud. Kehtib igal pool ja let's go. Ja ikka mainin ära, et kui ikka veel mõtled, kellele jõulukinki teha salajuttude kuulajale, siis loomulikult salajuttude raamat ja me paneme selle lingi descriptionisse ka, kus te seda osta saate. Täpselt nii. Praegu on veel eelmüügi hind ka, nii et siis nii-öelda, et hinnaga. Kütke. Ma alustan siis esimese kirjaga. Oi, mul Maksu- ja Tolliametist tulnud ähvarduskiri. Mis need ähvardavad? Peks anda või? Ei, ta ütles, maksud on maksmata. Ma olin vist unustanud kanda 10. Aga oi. ärge muretsega juba kannan ära. Palumise hind. Tere! Kuulasin teie viimast episoodi, kus rääksite meestest, kes seksi anuvad. See teema puudutas mind väga, sest ma olen sarnases olukorras. Olen elukaaslasega koos olnud umbes 3 aastat. Iga aastaga on meie seksuaalelu aina kehvemaks muutunud. Mees ei kesta tavaliselt kauem kui 5 minutit. Nende aastate jooksul ei ole ma kordagi ise rahuldust saanud. Seetõttu on mul lihtsalt kadunud igasugune motivatsioon ja soov seksida. Aga kõige raskem on hoopis see, mis järgneb siis, kui ma ütlen, et ma ei taha. Siis ta on mitu päeva vait, sõimab või mõnitab mind. See vaikus ja solvumise segu on vahepeal hullem kui tülitsemine. Pean ausalt tunnistama, et viimase aasta jooksul olen sageli koduraha nimel vastu tahtmist seksinud. Lihtsam on need 5 minutit ära kannatada, kui hiljem taluda mõnitusi, solvanguid või vaikust. Peet, by the way, tänud armsa Vibra eest, temast rohkem kasu kui mehest. Seppade suguvõsa. Eks ta on siis meile varem kirjutanud ja Vibra, nii et thank God, et me oleme sind saanud varem juba aidata, see nagu tekitab minus head tunnet, aga nagu Kalja, sa ei pea sellise inimesega koos olema. Tead, ma saan aru, et sa võid nüüd öelda, et oi, et tegelikult on hea mees, on ju, aga nagu me oleme enne öelnud, seksuaalne osa on tegelikult väga suur osa suhtest ja isegi kui, ma ei tea, mõlemad lepivad kokku, et see pole teie jaoks nii oluline, see on vaba valik, igaühel on oma elu ja omad mõtted, aga kui see lõpeb sellega, et mees hakkab sind alandama või sind sõimama ja solvama, siis see näitab, et ta ei saa nagu, see ei ole täiskasvanulik käitumine, see ei ole mehelik käitumine. Et ma saaks väga hästi aru, et ütleme, et kui mehe jaoks tõesti tekib see tunne, et paus on liiga pikaks läinud, siis ta võiks sinu käest küsida ju, et milles see on põhjendatud ja siis sina saaksid talle öelda, sest et mina ei saa sellest mitte midagi. Võib-olla sa peaksid ise seda jutuks tegema, et tead, et ma võib-olla tahaks ka rohkem seksida, aga ma kahjuks ma ei jõua nagu soovitud kulminatsioonini, et kui sul juba vibraator on olemas, siis paku äkki, et kaasata seda siis. Siis see mees kestab veel vähem, vaata. Nojah, ma ei tea, selles suhtes, et see on minu jaoks nii red flag, kui mees siukse asja üle hakkab sealt nagu kerjama seda ja alanduste ja sõimuga. Ja kõige kurvem on see, et ma vastu tahtmist seksin. Ja ma just mõtlesin ka, et see vastu et mul on lihtsam ära kannatada see 5 minutit. Ja nüüd sa võid oma mehe kutsuda, ma tean, et sa kuulad seda podcasti praegu, kutsu nüüd oma mees siia ja selle mehele ma ütleks, et sa oled hale inimene, sest et mõtle, kui see naine peab mõtlema, et ma pigem kannatan siis selle 5 minutit ära, et mitte, et mul mees ei tujutseks ja oleks, et nagu, mis mees sa oled selline, häbiväärne,
võta ennast kokku, kasva üles, grow up reaalselt nagu. jah, selles Ja suhtes, õpi äkki naist siis rahuldama. Et kui sa ise Täpselt. nii saamatu oled ja siis sa solvud selle peale, et sa oled saamatu tont lihtsalt nagu ausalt ka. Ma Ma läksin nii kätte ma saan aru, nagu. ma küsiks veel lisaks selle mehe käest, et noh, muidugi ta ei täpsusta siin, kas neil on lapsi või mitte, loodetavasti ei ole, saab lahku minna mugavamalt. Aga kui kujuta ette, et sul on tütar ja su tütar on suhtes, kus mees selle asemel, et siis teda üritada võluda või erutada kuidagi või mõelda, mis võiks talle meeldida, lihtsalt läheb seda teed, et solvub ja hakkab sõimama ja mõnitama, kui ta ei saa seksi. Ja siis su vastu tahtmist peab ära tegema. Jah, et see ei ole ju elu, mida sa kellegile tahad, siis miks sa seda oma naisele tahaksid? Et ma saan aru, et see võib olla ebamugav mõelda, et ma ei saa hakkama või mis iganes on ju. Aga olgem ausad, ega me keegi ei ole meistrid milleski ju, et võib-olla, noh, ma ei ütlegi, et see on ainult selle mehe süü, võib-olla see naine ka pole enne nagu väljendanud väga, et mis talle meeldiks või mida ta nagu rohkem tahaks, on ju. Ja siis siuksed asjad, noh, tihti vajuvadki lõpuks ära. Et mõlemad peaksite suu lahti tegema, aga viisakalt ja aupaklikult seda omavahel arutama, et see ju päris ka ei lähe. Et üldse kellegi käest sõimamised midagi saada on nagu, see on umbes sama aja, et ma ütlen, et lähme sööma kuskile, siis sa mingi, ei, ma täna ei taha, siis ma mingi värdjas, lits, lähme ikka ja sa mingi, okei, fine, tulen, et nagu, kas on siis meeldiv kohtumine, kindlasti mitte. Ja. Ma ei tea, mehed ikka lubavad endale õite palju. Ma mõtlen ka, et nagu, who the fuck you think you are? Ma läksin nagu nii vihaseks ja ma oskangi, vaata sina, mul on nagu sinu puhul see, et vaata, sina oskasid praegu ilusti seletada, mina läks tahtsin seda meest sõimata terve aeg. Ma mingi, et kes sa oled? Et nagu, mingi 5 minuti vend ja siis sa veel solvad ka veel. Ei, ma ei saa, ma olen lihtsalt, Ei, see on ebaviisakas küll, jah. Ma ei arva, mul lihtsalt naisest nii kahju nagu. Mul ka vaesikene, aga noh, tuleb proovida rääkida mehega. Sest et ju nagu ma ei kujuta ette, et ma tahaks seksida mehega, kes tegelikult ei taha. Et nagu, sa ju tunnetad seda selles suhtes, et sa ju saad aru, et ta ei ole inimene, ei ole hingega asja kallal. Et siis kas sul on nii pohhui sellest naisest, et saab miga pohhui, mina saan kätte, mis ma tahan ja sul on savi või? Ma arvan, et see naine, kirja autor võiks natukene mõelda, et kas see on mees, kes sind tõesti armastab, kellel on nii savi, et ta teab, et kui ta sind piisavalt mõnitab ja alandab, et siis saab kätte, mis sa oled nikupukk talle ainult või? See on kurb. See on kurb. Kui raske saab olla lihtsalt tikki saada? Hei, ma olen Kristina. Pikka sissejuhatust ei tee ja asun kohe teema kallale. Mul on selja taga pikk ja äärmiselt seksi vainabielu. Sellest väljudes sai mu eesvärgiks see, et ma pean saama head seksi ja seda üsna kiirelt. Tundub nagu lihtne ülesanne või mis. Tegin endale suht kohe Tinderi kui ka Bumble'i ja asusin swipe'ima. Esimene vend, kellega rääkima jäin, tema esialgu ei olnud seda vaibi, et võiks kunagi kuhugi jõuda sellega. Pigem võtsin teda kui sõpra, kellega rääkisin oma lootusteemadest ja niisama kõigest, mis hinges toimub. Mingil hetkel, aga kui olime esimest korda kokku saanud, mõtlesin pakkuda talle välja Friends with Benefitsi formaati, sest ta oli juba suutnud mu usaldusega ka võita ja ma ei tahtnud seda kellegi suvalisega teha. Ta väga vastu ei olnud. Väga vastu öelda, et ta nagu eriti ei tahtnud, aga ta oli mingi, kõlab nagu okei plaan, on ju. Ja ühel õhtul oligi ta minu juures platsis. Keemia oli meeletu, ma olin täiesti kindel, et saan seda, mida olin nii kaua igatsenud. Järsku ütles ta, et see ei juhtu täna õhtul. Ma olin aga ütles, et see tuleb homme tagasi. Ta tuleb homme tagasi. Et tuleb homme tagasi ja viime asjad lõpuni. Homme teda ei tulnud, lubas tulla järgmisel päeval. Enne tulekut suutis ta ühest asjast draamad ta käima tõmmata ja lasi mind taaskord üle. Põhjendus. Sa oled liiga tundeline inimene. Mul oleks easy seda mingi libuga teha, aga sinuga mitte. Lõpuks läks see vestlus juba nii toksikuks ja mind alandavaks, et ma lihtsalt blokkisin ta ära. Samal nädalal sain Tinderist tuttavaks uue tüübiga, keda ma esialgu väga jutulegi ei tahtnud võtta, aga kuna ta muudkui kirjutas, siis lõpuks hakkasin vastama ja sain aru, et tegemist on päris toreda inimesega. Saime kokku ja tundsime mõlemad väga sügavad connectionid, isegi seda, et seal võiks pikemas plaanis isegi potentsiaalselt midagi enamat olla. Me jutt keerles chatides väga palju ümber seksi ja teisel korral kokku saades me juba amelesime ka korralikult. Kuni ta mulle lambist ütles, et kuule, sul on aeg koju minna. Pärast põhjendas seda sellega, et ta ei tahtnud, et asja all the way läheks, et minus usaldust tekitada. Et ta päris ei taha mind ära kasutada. Okei, fair enough. Paari päeva pärast tuli ta mulle külla,
things got spicy, mul oli särk seljast läinud, ta küsis, kas ma olen kindel, vastasin jah, 100%, ta vastas okei, aga seda ei juhtu täna. Ma oleksin nii kettas nagu mingi, ei reaalselt, kui sa oled nagu, mis üldse see särki mult ära võtad siis? jaa, et nagu mingi, sa oled nagu kohe oled saamas ja siis jälle mingi seda ei juhtu täna. Ja kes ütled, et seda ei juhtu täna? Mis asja? Miks? Tunnistan, ma flippisin ikka korralikult selle peale. Ei nagu aus, nagu I would get mad as well. Kui sa oled nagu, sul on missioon saada seksi ja siis lihtsalt kõik on mingi, ja see mitu korda juba ei saa. Ja me ehmusime mõlemad ära mu reaktsioonist. Ta selgitas, et ei mõelnud sellega midagi halba, või tahtis lihtsalt edge'ida, et pinget tõus hoida selleks korraks, kui see lõpuks juhtub. Me proovisime sellest rääkida ja olukord kuidagi ära lahendada, aga olime mõlemad nii hiited, et sellest ei tulnud midagi välja. Lõpuks palusin ta lahkuda ja nüüd kirjutan siin pisar silmi seda kirja, sest et ta ei vasta mulle enam. What the fuck, kui raske saab olla lihtsalt tikki saada? Kas kui psühhod otsa mu satun, kes tahavad lihtsalt tiisides jätavad kuivale? 1,5 aastat unfucked Liinasepp. See peab olema selle episoodi peale. 1,5 aastat unfucked Liinasepp. Oota, ma panen selle ka kirja, muidu ma unustan episood, ma panen endale kirja lihtsalt. Yeah. Oh my god, oota, meil oli eelmine episood, oli 100 episood poidu või? Nüüd on 101. Palju õnne! Aga ma ei taha kunagi charge'ida meile kirjutajaid, on ju, aga ma lihtsalt mõtlen, et kui 2 meest järjest ütlevad, et umbes not today, siis võib-olla äkki see on lihtsalt üks mu arvamus, et äkki see come it off kuidagi liiga desperate või liiga nagu siuke nussi nälgas, vaata, et võib-olla see kuigi natuke... ta on, et see on aus, ma saan aru, kui sa oledki nussi nälgas. Aga lihtsalt, et võib-olla sa tõesti tundud liiga eager ja siis meestele jääb nagu siuke mulje, et vaata esimene ütles, et sa oled liiga emotsionaalne, et võib-olla nemad äkki kardavad, et sa tahad kohe mingit suhet või midagi, et nii hullult pressid peale. Mehed tahavad ise olla need, kes tahavad nagu saada, mitte et sa sitsid tutt näpus ja mingi take this. Ei no, see on nii aus, vaata, nagu ma mõistan nagu ühelt poolt seda. Ei muidugi aus, kui sa tahad, siis sa tahad ja tegelikult sa oled aus oma sooviga. Kuival olnud, siis sul ongi juba vaata, et sul mentally unwell, sa lihtsalt tahad saada, vaata. Muidugi. Aga tõmba nüüd tuuri tagasi ja võib-olla äkki on kõige parem ka näiteks see, et kui sa saad mingi meeg kokku, et sa ei tee väga veini ja värkist, et minul on ka näiteks see, et kui ma vahepeal olen nagu joogine, siis sa oled nagu rohkem mingi ready to go, vaata. Keelepaelad lähevad jube valla. Literally, et siis võid ära hirmutada. Jah. Ole vait ja ole kaine. Ole vait ja ole kaine ja siis sa saad, aga nagu ma ei tea, vaesekene, nagu ma tunnen täiega kaasa. Ei, seda küll, et kui juba keegi nii kaugel on asjad ajanud, et siis, aga vaata, eriti ma hakkasin mõtlema, et võib-olla sellepärast ka, et mul tekkis see idee, et äkki ta on liiga pealetükkiv, et kui ta ütleb, et ta flippis nii korralikult ära, et nad mõlemad ehmatasid selle peale, siis et ma saan aru, et siin sulle võib närvidele käia, et sa pole seksi saanud kaua, aga mu küsimus on, kui hullult sa saad ära flippida, et keegi ütleb, et not today. Et ma arvan, et mul on see, et ma solvun iga asja peale, et keegi oleks mulle öelnud not today, ma oleks olnud mingi, okei, davai, tšau siis. Et nagu head elu vaata. Aga ma ei hakka mingi, nüüd me hakkame siin praegu. Püksid maha. Niimoodi ei ole, et sa lihtsalt mingi, davai, näge mihin nagu. See you never. See you fucking never. Literally. 1,5 aastat on fakt. Vaesekene tõesti. No nii, tupsudiiler. Hei Malju ja Kristina. Olin just põhikooli lõpetanud ja maalt linna gümnaasiumisse tulnud. Gümnaasiumi 12. klassis käis üks poiss, kes mulle väga meeldis ja olin temaga ka varasemalt suhelnud. Nimetame teda Ottoks. Gümnaasiumisse tulles hakkasime temaga rohkem suhtlema. Asi läks kiiresti tõsiseks ning olin veendunud, et tema ongi mu elu armastus. Kebosime koolivetsus ja lootsin alati, et ehk ta viib mugu teidile, kuid asi piirdus alati sellega ja kui tegin talle ettepanekuid väljaspool kooli kohtuda, oli tal alati vabandus, et miks ta ei saa. Otto elas ka väljaspool linna oma vanematega, ehk enamasti tõi ta vabanduseks selle. Nii kestis see üle poole aasta ning olin endiselt kindel, et temaga koos olema elu lõpuni. Kevadel hakkas ta kooli lõpetama ning andis mulle teada, et on üksinda linna kolinud. Saatis mulle ka vannitoa peegli ees tehtud pildi, kuid miskipärast olid kõik dušikeelid ja peeglilaud udustatud. Rääkisin üks päev sõbrannaga ning too ütles, et ta peretuttav üks tüdruk oli oma kutiga, kelle nimeks ka Otto, juba kokku kolinud. Nad olid koos olnud mitmeid aastaid. Rääkisin siis sõbrannale, et minu Otto kolis ka linna. Sõbranna näitas siis tollest teisest Ottost pilti ning imet, täpselt sama inimene. Olin väga heartbroken ning kirjutasin kohe Otto pikaaegsele tüdrukule, et olen ta kutiga juba pikemat aega smashinud.
Tüdruk ei tahtnud mind alguses uskuda ning peale Ottoga rääkimist ütles mulle, et ma ta kutist eemal hoiaks ja too üldse ei vaatakski minusugust tüdrukut. Otto oli talle öelnud, et olen patoloogiline valetaja ning minuga suhtles ta ainult sellepärast, et ostsin tema käest ükskord tupsu. Olin veel alaealine toona. Tõendeid mul ka meie suhtlusest ei olnud, kuna Otto kirjutas minuga alati Snapchatist, kus sõnumid kaovad ning sellepärast ei saanud ma ennast ka kuidagi tõestada. Ottol oli kõik alati väga hästi läbimõeldud ja respekt talle, et suutis sükest topeltmängu hallata. Tundsin end väga lollilt ja samast on ka kahju tüdrukust, kes nii pimesi oma pikat usub. Esiteks ma ütlen kohe ära, et kui sa oled mingi kutiga koos, kes sind mitte kunagi teidile ei vii ja ainult sind koolipetsus sinuga seksida tahab, siis no ma ei tea, kui šokeeritud sa saad olla, et ta tegelikult ei tahagi suga suhet. Kuigi ma saan aru, sa olid noor, sul oli see lootus ja kahjuks sa pidid selle kogemuse kätte saama. Aga noh, jah, kahju. Muidugi ma saan ka sellest aru, et see Otto ongi siuke, et vaata räägib mingi, see on valetaja, see mõtleb välja, see kujutab ette, et see ongi teatud inimtüüp mehi ja kahjuks sa tutvusid temaga varakult lihtsalt. Võib-olla ka õnneks, et sa said nagu selle kogemuse kätte, nüüd sa tead, millest eemale hoida tulevikus. Sest nagu ma saan aru, siis see teine tšikk on selle Ottoga ikka koos, aga edu neile, noh. Aga edu neile, sest et ega siuksed suhted selles suhtes väga pikalt kestma ei jää, et kui nad ka aastaid on koos olnud ja ta kogu aeg kõrvalt paneb, ega ta paneb seda tüdrukut edasi kõrvalt. See on, siuksed mehed ei muutu. Nii. Kas ma olen ainus, kes pingutab? Tere kallid Mallukas ja Kristina. Ma kuulan teie podcasti igal neljapäeval ja olen nii tänulik, et te räägite päris asjadest, mitte ainult ilusast poolest. Kirjutan teile, sest ma olen oma suhtest hästi segaduses ja tunnen, et vajan ausat arvamust kelleltki väljaspoolt. Mina 23 ja mu poissõber 30 oleme olnud koos 2 aastat ja homme on meie aastapäev. Ma helistasin talle, ta oli sel hetkel tööl. Küsisin, et kas me võiks midagi koos teha homme. Aga ta ütles, et lihtsalt, et ta on homme vaja palju tööd ära teha. Kui ma ütlesin, et homme on meie aastapäev, ta ütles, et ta ei vastanud midagi. Ma ütlesin lõpuks okei, tšau ja ta ei vastanud ka sellele. Viimased kuud on ta olnud minu suhtes väga külm. Ta ei vaata mind enam silma, kallistab mind, kui ma palun või kui näeb, et ma olen väga nukker ja kui ma proovin tema lähedust saada, ütleb, et ta on väsinud ja peab vara tööle minema. Aga siis ta istub veel tund aega teleka ees. Ma tunnen, et ta minust kaugenenud. Meil on hetkel finantsiliselt raske ja ma tean, et see tekitab stressi. Aga ma ei tunne enam, et ta tahaks üldse koos olla. Ta on varasemalt oma endistele tüdrukutele lihtsalt ghosti pannud, lõpetanud suhtlemise üleöö ja ma kardan, ta teeb seda ka mulle. Ta ütleb küll, et ta armastab mind ja ei jäta mind kunagi, aga tema käitumine räägib teist juttu. Ma olen hakanud trenni tegema ja proovin end paremini tunda. Isegi veidi rohkem pingutan välimuse osas, et teda ehk jälle köita. Aga ausalt tunnen, et mina olen ainus, kes üldse proovib. Tema räägib teistega rõõmsalt ja energiliselt, aga minuga ta on nagu tühi. Ka meie voodil on muutunud väga harvaks. Vahel kord nädalas, vahel kord 2 nädala tagant, ning see kestab tavaliselt vaid minuti. Varasemate tüdrukutega oli probleem, et ta ei lõpeta kunagi ning seks kestab tunde, kuni mõlemad ära tüdinevad. Ma ei taha teda häbistada, aga ma lihtsalt tunnen, et seal pole enam kirge ega lähedust. Ma olen segaduses ja haiget saanud. Ma ei tea, kas see on lihtsalt stress ja raske periood või ta on juba vaikselt minust eemaldunud. Kas ma peaksin veel lootma ja proovima teda mõista või see on see hetk, kus peaksin endale ausalt otsa vaatama edasi liikuma. Aitäh teile, et räägite päris asjadest nii ausalt ja inimlikult. Te ei kujuta ette, kui paljude inimestele toeks olete. Nii armas nagu, et ta on nii tänulik. Väga cute. Aga noh, ma ütlen niimoodi, et muidu oleks küll, et kui sa ütled, et ta on külm ja et seks ei ole niimoodi ja ta ei vaata sulle silma. Mu esimene arvamus oleks see, et tal on mingi teine naine. Sest meestel on alati see, et ta ei vaata sulle silma. Sa saad aru, vaata nagu koer on sitta keeranud, vaata, ta ei vaata sulle otsa. Kõõritab mujale. Aga nagu sa ütled, et see on rahastress on ju, siis see on ka vaata, et see ongi vahepeal on nagu, kui tekivad rahalised raskused, et siis nagu ta on pinges ja siis ta ongi võib-olla tööl ja ta tahab rohkem tööd teha, et nagu raha teenida. Aga see on jällegi see, et aga siis, kui ta on kodus on ju, ja siis ta ütleb, et ta peab vara tööle minema, siis vaatab ikka telekat tund aega, et nagu ma ei kujuta ette, et nagu, et kas see on ainult raha taga kinni ja te tulete sellest välja või tal on juba tekkinud nagu keegi kuskilt, sest et alati on see, et kui
kui vesi läheb külmaks, siis keegi teine kasutab su vett, vaata. See on mu põhiasi. No kahjuks see niimoodi on jah, ja ma ütlen ka, et muidugi see võib olla mõlemat pidi, aga jällegi just me jõuame minu basic soovituseni, et sa pead ise mehega sellest rääkima. Ja eks ma arvan, vaata, kui sa seda jutu teemaks tood, siis tema reaktsioonist ma arvan, et sa saad aru, kas tegemist on siis tõesti selle rahaprobleemiga, sest ma mõistan, rahaprobleemid võivad olla väga stressi tekitavad ja väga kurnavad. Eriti ma saan aru, et 23 ja 30, et vanusevahe on ka päris suur, on ja mitte nüüd nii suur, aga ikkagi päris suur, et ma ei tea, kus maal te nii-öelda oma eludega mõlemad olete, et kas mees võib-olla panustab rohkem majapidamisse, ma ei tea siin, on ju, et kui see võib-olla on niimoodi ja tema peal on rohkem seda koormust, siis võib olla täiesti arusaadav, et see võib mõjutada. Aga samas ma ütlen ka seda, et meil kõigil on mingisugused probleemid ja viimane inimene, kelle peal sa peaks oma probleeme välja elama, ma tean, et see on kõige lihtsam, sest et sa oled selle inimesega koos, aga tegelikult viimane inimene, kelle peal seda välja elad, on su elukaaslane, sest et see lõpuks tapab selle suhte ära. Et isegi kui ta ütleb sulle, et et asi ongi ainult rahas või ma olen pinges, siis täiskasvanud mees peab olema suutma seda stressi kuidagi ise lahendada või nagu ma ütlen, et sa pead kõik oma probleemid ise lahendama, aga kui sa tunned, et sa oled stressis ja pinges, siis otsi midagi, kus sa saad seda stressi leevendada. Eriti, kui sa oled 30-aastane meesterahvas ja sul on 23-aastane noorem nagu neiu, et nagu sa oled nii palju vanem, et nagu sa peaks oskama get your shit together. Mine jooksma, otsi lisatöö, ma ei tea, selles suhtes, et lahendusi on alati, aga kui sa jätad oma naise nii-öelda unarusse selle käigus ja ripakile, siis lõpuks see suhe saab läbi, et tegelikult sa tapad ka selle noorema naise enesekindlust ja tõmbad ta enesehinnangut allapoole, kui tema praegu ütleb, et ma juba tegelen rohkem oma käin trennis ja mingi olen ilusam. Jah, et mulle tundub, et naine praegu siinkohal arvab, et see on kuidagi seotud ta välimusega ja seda ma võin sulle kindlasti öelda, et kui sa just pole, ma ei tea, 6 aega 50 kilo juurde võtnud, siis mul on raske uskuda, et tegemist on su välimusega. Et 2 varianti, kas on väga ebaküpse mees, kes ei oska ise oma stressiga toime tulla ja sellepärast käitub praegu halvasti, või on Kristjani esimene mõte õige ja ta vaatab kuskile mujale, sest et siis tõesti ka mehed tõmbavad ja naised ka tõmbadki enda suhtest nagu tagasi. Eriti kui sa veel ütled, et tal on siuke komme ka, et on kõik oma eelnevad naised ghostinud ja lihtsalt uuele rajale läinud, siis tõesti ma muidu tahaks küll öelda, et ta ära kujuta ette, aga kinda, kui see on ta muster, siis see võib ka niimoodi olla, et ma arvan, et sa peadki ta maha istuma temaga ja ütlemagi, et tead, et ma tahan suga ausalt rääkida ja ükskõik, mida sa mulle ütled, see on, ma usaldan sind ja ma tahan lihtsalt vastust saada, see ei tohi olla siuke etteheitav, vaid lihtsalt öeldagi, et mul on siuke tunne, et kui see asi niimoodi jätkub, siis meie suhe lihtsalt kannatab nii palju, et see ühel hetkel saab otsa. Kui sa soovid lahku minna ja sa ei oska seda kuidagi jutuks tuua, austusest minu vastu, sa võiksid seda siiski viisakalt teha, mitte hakata must lihtsalt eemale tõmbuma ühel hetkel täitsa ära kaduma. Või kui sa tunned, et su probleemid on nii suured, et sa ei saa nendega hakkama, räägime sellest, otsime koos mingi lahenduse, sest et muidu see suhe läheb nagu nii hukka. Ja, täpselt. Kurat, ma olen siuke terapeut. Ei, ma mõtlesin ka, ma olin mingi huishi praegu. What is going on in this bitch? Nii, nartsissist. Oleks lahe teie arvamust kuulda. Tere. Ma ütlesin, et kirjutan oma eelmise suhte kohta ja küsiks, kas mina olen segane või on tema. Tema. Paar aastat tagasi tutvusin ühe kutiga Tinderis. Alguses oli klapp koheselt hea. Jutt jooksis, ühised huvid ja nii edasi. Kuna oli koroonaaeg, siis käisime uues date'idel ja nii edasi. Ma siis ei märganud seda, kui palju ta oli juua meeldis. Paratamatult läksin ise ka tihti peale kaasa. Me mõlemad tegime ka suitsu. Kuna ma olin suitsetaja, see oli minu väike Ziposi, kõik mu venna kingitud. Ta mängis jalgpalli ka ja mõned korrad käisin tema mänge isegi vaatamas. Detsembris oli üks suurem jalgpalliturniir, kus ta ka osales oma meeskonnaga. Läksime sinna, mina sisse ei saanud, kuna mul polnud koroonatõendit. Sel päeval oli ta ühte mu sipot laenanud. Mängude vahel käis ta väljas minuga jutustamas ja suitsu tegemas. Ja ma ootasin ta terve päev autos, kuna me läksime minu autoga, täiesti jabur. Kui lõpuks päev läbi sai ja ta minema tuli, siis tee peal selgus, et ta unustas oma jope koos minu sipoga sinna. Tagasi viitsin minna, ütles, et tegeleb selle tagasi saamisega. Umbes 6 aega suhtes oldud, kui olisime kokku. Jah, ma tean, et ilmselt liiga kiiresti. Esimene nädal oli täitsa okei isegi, aga siis tutvus ta ühe
mingi teise kutiga, kellele meeldis ka napsutada ja tegeles ka antud spordialaga. Siis hakkas ta üha enam selle kutiga õlkuma, muudkui istus tema juures. Kutt elas oma naise ja 4 lapsega. Ilmselgelt nad kogu aeg jõid. Kui ma midagi mainisin selle kohta, et võiks ka minuga aega veeta, siis ma olin kontrolliv. Kui ma uurisin Sipo tagasisaamise kohta, see oli mina hale, kuna täiesti lambine asi, temal pole aega, temal pole mingitel asjadel sentimentaalset väärtust ja kuna mul oli, siis ma olin siis hale tema silmis. Üsna pea pärast kokkukolimist andsin oma tööl lahkumisavalduse ja jäin koduseks. Võimalik sellegi poolest panustasime oma tööturahadest nii palju kui võimalik. Müüsin oma kalli Audi maha, kuna kütus läks aina kallimaks ja tema mingit olulist raha sisse ei toonud. Kohtutäiturid kaelas ja ei saanud väga suurt palka kätte. Auto müügis saadud raha eest maksin tema auto välja. Väike punane vana kakakas. Kakakast. Kakakast, aga oli öko ja väle. Maksin meil arveid, ostsin süüa ja maksin ka tema lõppastme koolituse kinni, et ma ei peaks seda iga päev sõidutama. Siiski ei panusta mina piisavalt ja hõõrus seda kõike mulle piisavalt nina alla. Veebruaris palus ta mul täis peaga kätt. What a dream. See on nii halb. Väga ebamugavas keskkonnas, tema vend oli juures. Kuidagi tundnud, et saaksin ei öelda, seega ütlesin jah, väkk. Sealt maalt edasi läks tuumist aina hullemaks. Tundsin, kuidas see viib mind kõik aina sügavamasse depressiooni. Ta aina tegi mind maha, solvas, halvustasin edasi. Kui ma talle välja tõin, kuidas tema teod mulle haiget tegid, see oli mina ise selles süüdi, et ta nii käitus. Iga kord tülide ajal oli tal komme karjuma hakata, mingid asju visata ja red flag number 100 selleks ajaks. Fast forward kevadeni. Ma läksin Tallinna sõbrale külla, kuna tahtsin veitsaks eemale saada. Ilmselgelt see tekitas veel hullemaid probleeme ja hakkas mind süüdistama, et ma petsin teda. Ei petnud, mu enesehinnang oli nii maha tambitud, et jah. Siis mingi kord pärast seda käiku käisin sõbranna juures ja tema oli selle sama 4 lapse kutiga väljas korvpalli loopimas. Kutsus mind ka, läksimegi. Ilmselgelt läks sealt tüliks. Minu arust, kui me sõbrannaga ära hakkasime minema, siis ta tahtis mulle kallale tulla. Mõni tund hiljem tuli meie korteri juurde, hakkas draamatsema, muutus jällegi vägivaldseks ja lõi meie auto tagaklaasi sisse. Ma kutsusin politsei ja kiirabi tuli ka ja viis ta minema kätt tõmblema. Siis sain juba uue töökoha, tülid muud kui jätkusid. Sain ka kõne politseilt, kes uuris, miks minusuguse puhta lehega naisterahvas temasuguse kaagiga koos on. Red flag number how many already. Vahetasime ka korterit. Saime suurema ja sootsama. Mina käisin nüüd tööl, siis mina maksin ka kõik arved, kõik toidud. Temal heal juhul käis korra paar poes, kuna tahtis õlut. Mina talle seda ei ostnud. Tülid karjumised, solvamised, alandamised ja vägivalatsemine ei lõppenud. Suvel käisime mööda Lõuna-Eesti tripimas, seal suutis ka tagasile kakakasti mahakandmisele sõita. Lõpuks võtsin teise töökoha veel, ma loen lihtsalt iga korda. Lõpuks võtsin teise koha veel, käisin iga nädal 60 tundi tööl, 12-tunnised päevad, 5 päeva järjest. Maksin kõik, tegin kodus nii palju kui jaksasin, aga ikka oli vähe ja olin halb. Tema tegi päeval heal juhul 7 tundi tööd, raha koju ei toonud, käis liitutas ringi, jättis koduvõtmed kuhugi pärapõrgu ja nii edasi. Viimane piisk oli lõpuks see, kui palusin, et aitaks arvetega. See tekitas nii suure tüli, hakkas kohe uurima, et kuhu minu raha läheb, miks tema maksma peab ja nii edasi. Ilmselgelt jälle joogine. Pärast karjumist alandamist läks ta vetsu ja ma sain nii siiber sellest elust. Viskasin talle ukse vahelt ühe õllepurgi kuklasse. Samas ma oleks juba ammu selle õllepurgiga pikki piilumist andnud. See muidugi vihastas teda ja asi eskaleerus. Lõpuks läksime kättpidi kallale üksteisele. Viskasin ta lõplikult kodust välja. Tegelikult olid igasuguse tülisüü ja olukord ja nii palju, et võiks väikse raamatu kokku kirjutada. Siinkohal mainin, et ma olin 8-9 kuud cirka koos. Oleks lahe teie arvamust kuulda antud seiklusele. Kui tahate teada, siis pärast käisin pikalt nõustamises ja psühholoogi juures. Ehitasin enesehinnangu uuesti üles. Nüüdseks on abielus imelise mehega, meil on pissike poeg. Elu on ilus. No vähemalt nüüd on hästi, aga nagu appikene Kalla. Mul on lihtsalt nii hea meel, et see kiri lõppes sellega, et et nad ikkagi läksid lahku ja et jällegist, et anda teistele inimestele, kes võib-olla on samasuguses suhtes lootust, et näed, sa saad sellest tegelikult ükskord üle ja sa leiad selle kellegi teise. Aga vaata, meil on nii palju selliseid lugusid, et see lugu oleks võinud praegu ka lõppeda sellega, et I still love him ja ma ei tea, mida teha. Ja vaata, mul juba tekib nagu see, et kui ma neid kirju saan, siis ma tean, et see, mida ma ütlen, ei tähenda mitte midagi. Ma tean, et inimesed lihtsalt tahavad oma asju südamelt ära rääkida, aga lõpuks tekib siuke abistamatuse. Abitu tunne, et nagu
jätke need mehed rahule, nagu minge neist kaugele eemale. Jumal tänatud, muidugi see naine tegi seda, aga kui sa küsid, et mis me arvame sellest loost, ja ma arvan, et see on kurb, sest et siukseid mehi on nii palju ja on nii palju naisi, kes on sellistes suhetes lõksus ja see ei ole nagu, see ei ole tore. Mida nagu kirja edasi rohkem läks, ma mingi, kuidas sa ei läinud ära, aga siis ongi nagu see, et ta teeb su maad nagu enesehinnangu nii madalaks, sa oledki mingi, aga mul ei olegi kuskile minna, et see ongi parim, mis ma nagu väärin vaata, et siis, ja no inimene ja siis 9 kuuga mingi vend lihtsalt nussib kellegi aju nii ära, et ta peab psühholoogi juures käima ja mingi ennast tagasi nagu ehitama, mis on nagu nii kurb. Ja need vennad ise ei lähe kunagi psühholoogi, petch you not nagu. Lähed uue naisi juurde, siis mul see eks oli täiesti saikar. Täiesti hull peas. Ja vaata, kõige haigem on see, et see on ka üks sama muster, mida need nartsissistid teevad, on see, et ükskõik kui palju sa ei tee, ükskõik kui palju sa ei panusta, siis nad alati ütlevad, et sa teed liiga vähe. Ja vaata, see ongi lihtsalt sellepärast, et ta tahabki su enesehinnangu maha tõmmata, et sa ei saaks aru tegelikult, kui palju sa teed, sest et kui sa mõistaksid, et kuule, tegelikult ma maksan kõik arved, ma ostan kõik toidu, ma kuradi koristan ja talitan selle venna järgi, siis miks mul oleks üksi lihtsam ju. Aga kui keegi sind kohe maha teeb, siis sa oled mingi ei näed, tegelikult tema teeb ju nii palju ta, ma ei tea, viis prügi välja ükskord. Hakkadki mingi debiilsusi uskuma. Ja, et see ongi, et nagu, et sellel hetkel ongi nagu see, et hakkad ise uskuma, aga tegelikult, kui sa seda nagu kõva häälega kellelegi teise räägid, siis sa saad ise ka aru, et see on nagu debiilne. Aga mul on hea meel, et sa ikkagi said, sa võtsid mõistuse kokku ja tegelikult minu meelest väga jube märk on ka see, et sa tõid korduvalt välja siin, et oli ka nagu füüsilist vägivalda. Et siuke füüsiline vägivald ja agressiivsus inimese puhul, noh, mitte et ma nüüd juba ekspert oleks ja ma ei ole väga palju vägivaldsete inimestega õnneks kokku puutunud füüsiliselt vägivaldsetega. Te võite mind siin nüüd parandada, kes kuulavad, aga ma ei kujuta ette, kas on sellist meest või inimest üldse, kes on vägivaldne ja ühel hetkel enam ei ole. Ma kardan, et siuke asi ainult süveneb. Et mida rohkem te koos olete, seda vabamalt inimene ennast tunneb ja võib-olla kui alguses viskab siin millegagi, siis võib-olla juba tõukab, siis võib-olla saad juba rusikaga näkku ja järgmine, et ma ei tea, peksab su vaes omaks. Ma kardan lihtsalt, ma ei tea, aga mulle tundub, et kõik siuksed asjad... Kes on nagu, vaata, joovad ka, siis nad võivad... Jah, täpselt, et sa jood palju, sa ei anna aru endale, mida sa teed, on ju, ja lõpuks selles suhtes läks hästi, et vähemalt said naaksu sealt. Jah. Nii, torumehe lõksust pääsemine. Hei, Malju ja Kristina. See kõik juhtus 21 aastat tagasi. Kui sa olid teismeline 2000 alguses, siis sa ilmselt hääletasid. Panid pöidla püsti ja lootsid, et järgmine autojuht pole sarimõrvar. See oli lihtsalt tavaline elu. Ega meil ju Bolti võtta polnud. Ja hirmutunne, see oli pigem selline põnev osa kogu seiklusest. Olin 14-aastane suvi. Olin 14-aastane punkt suvi. Suvi. Just sellises vanuses, mis juba kõik lõhnas vabaduse järgi. Olime koos oma parima sõbrannaga kuskil hulkumas ja ühel hetkel otsustasime, et aeg on koju minna. Aga kuidas? Loomulikult pöial püsti ja esimene auto jäigi meie ees seisma. Rooli taga oli vanem mees. Selline, nagu sõbra vanaisa moodi. Sõbranna rääkis temaga akna kaudu ja tuli tagasi jutuga. Et ta ütles, et tal on tee peal natuke abi vaja, äkki on vaja midagi tõsta, aga muidu tundus normaalne. Vastasin, mis seal ikka, et vana inimene, eks aitame. Mis tal ikka olla saab? Istusime taha, mina ukse poole, sõbranna keskele. Auto hakkas sõitma. Juht pobises midagi arusaamatut, aga me ei pööranud sellele väga tähelepanu. Umbes 10 kilomeetri pärast äkitselt peatuste ääres. Tegin kohe ukse lahti, et ilmselt nüüd peamegi midagi tõstma hakkama. Ja siis ta lihtsalt käratas, pane uks kinni. Ja mina paningi, automaatne refleks, jäin istuma. Siis hakkas sündmustik arenema. Mees kumardus kõrvalistmele, võttis sealt plastpudeli. Mõtlesin, et äkki ta tahab juua. Siis tõmbas ta kinda laekast välja mingisuguse kummivooliku ja seejärel täiesti rahulikult hakkas pükse alla kiskuma. Et ütles täiesti ilma igasuguse irooniata. Aidake mul see siia otsa toppida. Vaikus. Kõik, mis jäi, oli kummivoolik ja tõsiasi, et see ei olnud kindlasti see tõstmine, mida me ootasime. Sõbranna osutas mulle näpuga ja ütles, mina ei oska, tema teeb. See on niimoodi tanki lihtsalt. Aitäh tõesti. Ma olin nagu, esiteks, mida sa just ütlesid, teiseks, miks mina, ja kolmandaks, kas see on mingi nali? Mees näeks närvi, hakkas reoskama, et tema võttis meid ju peale ja aitab meid, kuidas me nüüd teda vastu ei aita. Paha lugu küll, eks. Õnneks ma ei tea, kas juhuse tahtel või keegi ülevalt hoidis meid, aga selle auto uksed ei olnud lukus. Karjatasin sõbrannale nüüd ja hüppasime autost välja.
Jooksime täiega maanteed mööda, tolm sabasi südapõues, ei vaadanud tagasi. Umbes 5 minutit hiljem sõitis see auto meist mööda. Me ei vaadanud ja ei tahtnudki teada. Jumal tänatud, et polnud tol ajal TikToki, muidu oleks meist tehtud klipp #voolikuvastased. Aga mida meie tegime? Hääletasime edasi. Jep, sest kuidagi oli vaja ju koju saada. Hääletamine polnud ainult seiklus, see oli ellujäämiskursus. Ja mis peamine, kui keegi veel kunagi ütleb, et mul on abi vaja, küsi enne, milline voolik ja kuhu. Ei no, ma olen ise ka, ma ikka kunagi hääletasin nagu väga palju, et tuimalt. Ja kõige haigem on see, et ma mäletan, kui ma hääletasin, no, siis ma alati nagu seisin, siis ma olin mingi, et ma low-key nagu palvetsin ja ma olin mingi, et oh my god, palun, ma tahan nagu auto peale saada ja ma luban, et kui mina kunagi olen nagu täiskasvanud ja mul on auto, mul on load, et siis ma võtan kõik hääletab peale, et ma loodan, kui ma nüüd 5 minuti pärast saan auto peale, et siis ma luban tulevikus kõik vaata. Ma sain suht tihti auto peale. Või võtan kedagi peale. No tead, mina olen võtnud paar korda. Olen ka, aga nagu... Aga vaata, mul on tihti peale see, et kui ma üldse kuskile linnast välja sõidan, ega linnas sees keegi ei hääleta, siis tavaliselt ma olen lastega ja kogu kambaga, mul ei ole esiteks ruumigi. Teiseks ma ei... Vaata, nüüd tundub nagu natuke kriipar see, et kui sa hääletad, kuigi ma tean, et need on noored inimesed ja neil ei ole lihtsalt raha, on ju. Aga kui mingi täiskasvanud inimene hääletab, siis on nagu... Ja ma tahan autos rahulikult oma podcasti kuulata, ma tahan kaasa laulda, ma ei taha mingi imeliku inimesega mingi väikest vestlust seal pidada, mingi awkward juttu ajada. Aga mulle meeldis, et sa palvetasid, vaata, sa tead, ma ei oska palvetada, nii ma oleks olnud kohe. Armas jumal, kui sa olemas. Ei, kas see oli, kas tegime see podcastis ka, kui sa hakkasid palvetama või kus me olime see, et sa ütlesid, et ma palvetan ka ja siis esimene lause oli, et armas jumal, kui sa olemas oled. See oli meie saates. See oli saates. Tuleb. Ja siis ma olin mingi, Malju, sa ei tohi jumalat käest laitida nagu, et kui sa olemas oled, siis tead. Aga ma ei tea, miks terve elu, kui ma üldse olen palvetanud, siis alati minu jaoks peas esimene lause. Kui sa olemas oled. Armas jumal, kui sa olemas oled. Ma ei tea, miks see tundus mulle nagu cash, et nagu ma ei hakka tühja palvetama, ma tahan kõigepealt teada, et kui sa olemas oled, siis räägime. Kuulab siia. Ja kui ei ole, siis ma omete siin soiun, et mitte, et muidu ma ei usu, et sa olemas oled, vaid nagu lihtsalt, et kui sa oled, let's talk, kui ei ole minding my own business. Minu jaoks oli kohe mingi, paun ära käes laiti jumalat. Olen küll, aga nüüd meelega ei tee. Sa ei uskunud minusse. Aga ei, no ma olen elu jooksul võtnud, aga nagu väga et nagu paar korda. Et nagu samas, et ma ei break and promise, et ma pean eesti keeles rääkima. Ma ei murdnud oma lubadust Jumalale, et ma lubasin, et ma võtan inimesi peale. Ma ei võta võib-olla kogu aeg peale, aga ma olen võtnud ka. Aga minu meelest kõige haigem on see, sorry, naabrit ketti polnud sellest pöörsist, et mitte ainult need, kes auto peale võtavad, ei pruugi nagu dangerous olla, vaid tegelikult ka need, keda sa võtad auto peale. Vaata, Margus ju kunagi rääkis, võttis kellega auto peale, siis sittus talle tagaistmele. Nagu for real, sita plekki pärast pesed sealt auto tagaistmest välja, et õnneks mul on nahkistmed, et aga ikkagi ei tahaks kellegi teise sitta näppida. Tuli meelde, kuidas sa mu verd näppisid. Siis kui ma su auto istme täis veristasin, see käeg üle tõmbasid. Ei, see oli kõige haigem asi. Ma ei tea, kas me oleme rääkinud seda siin. Raudselt oleme. Aga jah, ühesõnaga, mul olid autos päevad ja siis ta tõmbas sealt käeg üle. Sest et ei, ta läks ära. Siis vaatasin, et ma ei tea, mis ma nagu läks ära ja siis vaatan natuke käile, mul on nahkmistmed ka. Vaatan, mis see siin on, tõmban käega üle. Siis vaatan, käsi on punane ja siis kui Malju kirjutab, mul on mingi sekund üle, issand, mul olid päevad hakanud, ma olen mingi I know. Ma mingi õnneks mul oli nagu... Istus seal. Mõtle, kui see poleks salfakat olnud, sa oleks niimoodi pidanud koju. Ei, nagu näesti, aga õnneks ma olen mother ja mul on isked salfakat auto, siis ma olin kohe mingi, oh my god, nästi. Ja siis tegin salfakat, me oleme mingi tead. Nüüd me oleme blood sisters. me oleme kõikide asjade sisters juba pika peale, et siin ei ole nagu... Siin ei ole enam midagi, mida meil oleks. Jah, kui mina olen su auto istmele veritsenud, sina oled mulle püksi jooksendanud, ma ei tea, siin ei ole enam midagi nagu väga vaata, et nii rõve, ma ei või vaata, et tead, kõigile rehmad käega on, mis on, vaata, sitt, okse, veri, kusi, Riis, võtad salfaga ja pihtar. Nii, ma võtan järgmise kirja. Mul kadus aane siin. Sorry, mul läks aega.
Nii, süütud junnid Prisma parklas. Tšau, Kristina Mallu. Räägin teile loo enda sitasest sügisööst. Käisin peole, läksin peale seda sõbrannaga Prismasse süüa ostma, sest kõht oli maru tühi. Prismasse jõudsin, siis tuli mul ohjeldamatu pissihäda. Ütlesin ta sõbrannale ja ta ütles, et mine õue puu alla. Läksin siis mina õue puu alla, pool tuikerdades, hakkasin enda häda ja järsku tunnen, see ei ole ainult number 1, vaid tuleb ka number 2. Sittusin sinna puu alla ära, endal silmad häbi täis. Peale häda tegemist sain aru, et mul ei ole millegiga pühkida. No kui on nii, siis on nii. Tõmbasin endale püksid jalga ja läksin siis selle samase sitase persega sõbranna autosse. Sõbrannale ma sellest rääkida julgenud, vaid rääkisin sellest umbes pool aastat hiljem. Saime ikka ühe korraliku kõlaka naerda. Esiteks ma ütlen sulle kohe ära, mina teen Prismaga koostööd, nii et ma ütlen sulle informatsiooniks, et Prismades on ka WC. See tegelikult ei oleks pidanud sinna puu alla ei kusema ega sittuma. Ma mõtlengi, et kus Prismast ta saab minna õueni puu all, sest et Mustamäel. Nagu mitte otseselt parklas, aga see kõrva. Seal on vist ainukene. Sest et seal on puud. Jah, aga ma mõtlen üle, nagu Kristiinesse saad ainult sinna kuradi Circle K parklasse ja seal on Circle K kõrval ja teisel pool on juba nagu lihtsalt parkla seal puid ja vist ei ole, aga Mustamäel sa saad seal kõrval on kohe ju see, aga noh, ma ütlen lihtsalt, et Prismas on sees ju WC ka, et miks üldse nagu sinna puu alla ronida. Purjus oli võib-olla mõelnud. Noh, võib-olla mõtled, käid kiirelt pissil ära. Sa lähed sõbranna otsa oma sitase persega ja ma arvan, et nagu ei. Vaata siin me nüüd... Ma püüks mingi lehega. Ma just tahtsin, et oleneb, mis aastaaeg on. Aga noh, vaata siis ma püüks lumega. Kui sul ei ole, vaata näiteks lehte käe pärast, siis sa ei saa ju püksid rebadel seal, noh, sa oleks pidanud enne mõtlema, aga ta ei teadnud enne, et ta nagu täiske situb. Aga vaata, ma jällegi ma ei suudaks seda hoida oma sõbranna eest. Ma oleksin autosse istunud, mu esimene lause oleks olnud, et palun lähme ruttu koju, mul on perse nii sitane, et hoia ja keela. Viisaks oleks haken ka lahti teha. Vaised selle sööd, issa ma ei tea, mis sorustiku hais. Nii upe. Sa hakkasid mõtlema, vaata, et sõltub, et vaata, me oleme harjunud nagu vaata, mitte meie, vaid oleme harjunud, aga vaata, et see mingi full diarrhea, äkki, et vaata, vahepeal juhtub see asja, kui sa oled vetsu, sa lõpetad kakamise, sa pühid ja siis ei olegi nagu midagi, et oleks nagu ghost, nagu see. Ghost shit. No, et tean, äkki teil ongi perse nagu otseselt super sitane, vaata. Nojah, võib-olla tõesti, loodame siis. Ma ei tea. Nii. Sorry, Märten on nii kettes, ta ootab päev läbi seda Easy Cleani linavenda. Sina soovitasid, vaata mulle. Ma andsin talle 17 kilo voodipesu ja Märten on hommikust saadi oodanud, telefoni vastu ei võta keegi ütle, millal ta tuleb, aga tal on vaja minna oma läpakale juhet ostma. Mulle teete õhtul mingi 5 ajal. Helista kodulehel mingile numbrile, küll nad sealt vastu võtavad. Et võib-olla tõesti, aga lihtsalt vaata, ta telefonis ütles mulle, et ta pidi alguses reedel tooma, siis ta oli mingi, oi vabandust, et ma panin mingi valesti midagi, et me toome esmaspäeva hommikul. Märten mõtleski, et okei, ma ootan siis nad ära ja nüüd ta istub kodus. Kell on 1 juba. Jah, jänes on jõudnud sinna maani omadega, et ta nüüd maitseb kõik juhtmeid. Aga mina ütleks seda, et las paneb pikapakki sulle siis ju. Sularahast tuleb maksta ju neile. Ei. Mulle ütles. Et kui neil on kodukal ka kirjas, kui telefoni teel teed tellimuse, pead sularahas maksma. Sa helistasid sinna. Okei, no ma tegin läbi neti vaata, et siis jah. Nad tahavad mustalt saada siis või? Ma ei tea. Telefoni teel. Nojah, et siis ei jää, nüüd panin full tanki nendega, ma ei tea, mida iganes. Who cares? Siis Märten näitab sula pikapaki, siis ta paneb pikapakist, võtab sularaha ja paneb teie asjad sinna sisse tagasi. Nojah, aga vaata, kui sa kuidagi helistada kokku leppida seda, siis on keeruline. Kui ta helistab, et ma olen kohal, siis ta öelda, et pikapakis on. Aga ta helistaks mulle, mina olen päev läbi kuskil võtetel või asjadel. Mul on 4 korda keegi helistab, ma ei võta vastu. Raudselt ongi see ju. Äkki see mina ei tea, no. Aga ma ei saa ju. Ma ütlesin talle kohe, ma ei saa telefonile täna vastata, et te peate koha peale minema lihtsalt nagu... No ma arvan, et ta ikkagi helistab. See sama aga ma spetsiaalselt ütlesin, mul on terve esmaspäev poktööbisi, nii et käigu perse. Ühesõnaga, kõik on nüüd jälle kursis mu pesudraamad. Väga tore lugu. Tore, et see... Aga väga puhtalt tuli see pesu tagasi nii ilusti lapitud, et I love it. Ja ma ei lähe mitte kunagi enam tagasi sinna, et ma pesen ise oma pesu. Never gonna happen. Paruness.
ma ei lähe kunagi tagasi vett ei joo ja jala ei käi. Ei, nagu ainult voodipesu saadan, muid asjad, kõik riided, asjad, ma pesen ise voldina möllan, aga voodipesu, sest ma ei viitsi seda triikida, aga ma ei viitsi kortsus voodipesuga ka olla. Ei, see on õige. Tead, aga anname need auhinnad ära ja ma arvan, et selle palumise hinna anname selle lulaka kaunitari. Kuigi ta vist on ühe vibra saanud, aga siis saab teise veel, mind ei anname huvita. Magda siis talle. Aga äkki, tal on ju seksipõud. Huvita, kumba ta võiks rohkem tahta. Anname Magda. Okei, anname Magda. Ja anname selle, kui raske saab tikki saada, tema saab ulaka. Jah, täpselt. Sest et ta ei saa tikkigi. Jah, et siis nagu, usu mind, ei ma ei hakka midagi ütlema. Ja tupsudiiler saab siis peninuki. Tupsudiiler. Okei, ma olen vaimselt haige, aga sellega me tänase episoodiga lõpetame. Nii et jah, siis on lõpetatud ja näeme järgmisel nädalal ja ja siis on juba... Siis on meil Alexela, kuigi kui see episood ilmub, siis on Alexela juba ammu ära olnud, aga meil on see Alexela alles ees. I'm so happy, I'm so excited. Tervitused tulevikku. Tervitused tulevikku meile, kellel on juba teine Alexela selja taga ja ma arvan, et siis on meil ka uued Alexela piletid tegelikult juba müügis. Ja võib-olla loodetavasti ja võib-olla ka välja müüdud, nii et elame, näeme, kuidas selle asjaga on, aga näeme järgmine nädal ja bye! Ciao!